Osa, vaikiv mets mulle on alati meeldinud mets. Mitte see tavaline, mida linnainimesed kujutlevad, puhas, värske õhk ja linnulaul. Ma räägin tõelisest metsast. Tihedast, pimedast, vaikivast. See on koht, kus ma tunnen end koduselt. Eriti pärast seda, kui mu ema suri. Isa on ka kaugel, Austraalias, ja temast ma ei tea midagi. Mul on ainult vanaisa, kes elab siinsamas, Valgamaal, selle suure metsa ääres. Minu ainus sõber on mu koer Nuki, kes on vana ja aeglane, aga alati minuga. Täna on Nuki eriti rahutu. Ta haugub puudesse ja tema karv on turris. Ma ei tea, mis temaga lahti on. Olen siin metsas käinud lugematuid kordi, kuid täna on midagi teistmoodi. Vaikus on nii paks, et see lausa karjub. Linnud ei laula, tuul ei sahistagi lehtedes. Ainult minu sammud ja Nuksi rahutu hingamine. Jõuame oma lemmikkohta, väikese lagendikule. Seal on vana kivihunnik ja minu lapsepõlve lemmikpuu, suur, vana tamm. Puu all on midagi, mida ma varem pole näinud. See on nagu hunnik risu, aga selle sees helendab midagi. Nuki on selle peale nii rahutu, et ma ei suuda teda enam tagasi hoida. Ta jookseb hunniku juurde ja hakkab seda nuusutama. Ma kuulen, kuidas ta uriseb ja näen, kuidas ta nina vereb. Ma karjun tema nime, aga ta ei kuule mind. Ta on nagu transis. Lõpuks ta langeb kokku. Ma jooksen tema juurde ja näen, et ta silmad on hallid ja klaasistunud. Ta hingamine on aeglane ja katkendlik. Ma ei tea, mida teha. Ma haaran ta sülle ja proovin ta tagasi viia. Ta on nii raske ja ma tunnen, kuidas ta väriseb. Mul on tunne, et ma pole üksi. Ma kuulen midagi puude vahel liikumas. Midagi suurt ja aeglast. Ma ei saa aru, mis see on. Ma kuulen, kuidas see hingab. See on nagu keegi karjuks kopsude puudumise pärast. Ma jooksen nii kiiresti, kui suudan, Nukis üles. Ma ei vaata tagasi. Osa, vana maja saladus jooksen, kuni mu kopsud põlevad. Ma ei tea, kui kaua ma jooksen, aga lõpuks näen ma oma vanaisa maja. See on vana, lagunev hoone, mida ümbritseb tihe mets. Ma karjun, aga keegi ei vasta. Uks on lahti. Astun sisse ja panen Nuki diivanile. Ta väriseb ikka veel ja tema silmad on ikka veel hallid. Ma helistan vanaisale, aga ta ei vasta. Ma proovin talle sõnumi saata, aga levi puudub. Ma olen lõksus. Üksi. Nuki on haige ja ma ei tea, mis temaga lahti on. Ma vaatan ringi. Maja on pime ja jahe. Õhk on raske ja ma tunnen, et keegi jälgib mind. Ma kuulen, kuidas miski liigub ülakorrusel. Ma ei tea, mis see on. Ma võtan taskulambi ja lähen trepist üles. Koridori lõpus on vanaisa magamistuba. Ma avan ukse ja sisse tungib kopitanud õhk. Kõik on nii, nagu vanaisa oleks just lahkunud. Tema voodi on tegemata, tema raamatud on laual. Kuid midagi on valesti. Tema voodi kohal seinal on midagi. See on nagu pilt, aga see on tehtud liiva ja verega. See kujutab suurt, hirmuäratavat olendit, millel on pikad, saledad jäsemed ja suured, mustad silmad. Ma ei saa aru, mis see on. Kuulen Nuksi allkorrusel ulguvat. Ta hääl on täis hirmu ja valu. Ma jooksen alla. Nuki ei ole diivanil. Ta on maas, pildil, mis on sama, mis seinal. Pilt on tehtud Nuki verega. Ma karjun ja proovin teda aidata, aga ta on surnud. Ma tunnen, kuidas midagi liigub mu selja taga. Ma pööran ringi ja näen, et see on minu vanaisa. Tema silmad on hallid ja klaasistunud, nagu Nuksil. Ta naeratab. Tema naeratus on suur ja hambutu. Ta ulatab mulle käe ja ütleb, tule, tütarlaps. Oled aeglaselt teekonnal. Taevasse, kui sa oled hea. Põrgu, kui sa oled kuri. Või sa tuled minuga. Osa, hirmul on palju nägusid, ma taganen, mu süda peksab kui trumm. Mu vanaisa ei, see ei saa olla tema. See on mingi imitatsioon. Ma näen, kuidas tema silmad helendavad pimeduses. Ta on pikk, kõhn ja tema nägu on kaetud pika habemega. Tema riided on räbalad ja ta liigub aeglaselt ja tõmbab jalgu järgi. Ma ei saa aru, mis toimub.
Mu vanaisa ei ole kunagi selline olnud. Ta oli alati elav ja energiline. See olend on elutu. See olend räägib vaiksel, aga sügaval häälel. Ma tean, et sa kardad. Sa peaksid. Ma olen näinud sinu hirmu. Olen näinud sinu muremõtteid. Sa tunned, et oled üksi, et sind pole siia vaja, et sul pole kohta. Sa tunned, et sa oled valede valikute tee ääres. Ma ei tea, kuidas ta teab kõiki neid asju. Need on minu kõige sügavamad hirmud. Ma olin alati tundnud, et ma olen teistest erinev. Ma olin alati tundnud, et mul pole kohta. See on see, mida ma alati kartsin. See olend räägib edasi. Ma tean, et sa oled üksi. Aga sa ei pea olema. Tule minuga. Ma näitan sulle tegelikku rahu ja vaikust. See on parem kui see, mida sa tunned. Ma proovin midagi öelda, aga mu kurgus on klomp. Ma ei saa rääkida. Ma olen halvatud hirmust. Ma olen justkui mingis teises maailmas. Ma näen, kuidas olendi silmad muutuvad. Need ei ole enam hallid ja klaasistunud. Need on mustad, nagu tühjad augud. Ja ma tunnen, et olend tõmbab mind enda poole. Ma tunnen, kuidas ta energia voolab mu kehasse. Ma tunnen, kuidas mu enda energia voolab välja. See on valus. Ma karjun, aga ma ei kuule oma häält. Ma näen, kuidas nuki surnukeha hajutub õhku ja nuki vaim kaob sinna. Osa, vaikne kodu, valjud hirmud, ma ei tea, kui kaua see kestab. Lõpuks olend vabastab mind. Ma kukun põrandale ja hingan raskelt. Ma vaatan ringi. Vanaisa on kadunud. Nuki surnukeha on kadunud. Ma olen üksi. Ma olen lõksus. Ma tunnen end nõrgana ja tühjana. Justkui oleks midagi minust välja imetud. Midagi väga olulist. Pimedus on aga ikka paks ja õhk on ikka raske. Ma kuulen, kuidas miski liigub ülakorrusel. Ma tean, et see on see olend. See on tagasi. Ma ei tea, mida teha. Ma olen liiga nõrk, et joosta. Ma olen liiga hirmul, et karjuda. Ma olen lihtsalt seal. Ma ootan. Ma ootan, et see olend tuleks. Ma ootan, et see mind leiaks. Ma ootan oma lõppu. Kuid see ei tule. Ma kuulen ainult seda liikumas. Ma kuulen, kuidas see liigub koridoris ja kuidas see vahel vaikib. Ma kuulen selle hingamist. See on seesama hingamine, mis ma metsas kuulsin. Lõpuks ma ei suuda enam. Ma jooksen uksest välja. Ma jooksen pimedasse metsa. Metsa, mis oli kunagi minu kodu. Metsa, mis on nüüd minu vangla. Ma kuulen, kuidas see olend jookseb minu järel. Ma kuulen, kuidas ta hingab. Ma kuulen, kuidas ta naerab. Ma tean, et ma ei saa kunagi põgeneda. Ma tean, et ma olen lõksus. Lõksus selles vaikses, pimedas, hirmsas metsas. Ma olen üksinda ja ma ei saa kunagi siit välja. See on minu lõpp. Mets on vaikne. Linnud ei laula. Tuul ei sahistagi lehtedes. Ainult minu sammud ja minu hirm. Ma kuulen, kuidas mu süda peksab. Ma kuulen, kuidas ma hingan. Ma kuulen, kuidas see olend jookseb minu järel. Ja ma tean, et see olend ei ole keegi muu kui minu enda hirm. Ja see hirm ei lase mul kunagi põgeneda. Ja just siis, kui ma tunnen, et ma ei suuda enam, näen ma valgust. See on tuled, mis tulevad vanaisale järgi. See on auto. Vanaisa on tulnud. Ma karjun, aga ta ei kuule mind. Ta vaatab mind ja ta silmad on hallid ja klaasistunud. Ta naeratab. Ja ma tean, et ma olen lõksus. Ma ei saa kunagi põgeneda. Sest see olend on minu vanaisa. Ja ma tean, et ma olen üksi. Ma olen siin. Ja ma olen alati siin. Ma olen see mets. Ma olen see olend. Ma olen see hirm.